minu õpetaja õpetas Srila Prabhupada ütles, et materiaalses maailmas põhimõtteliselt me teeme kahte asja või kaks sellist mentaliteeti on meie psüühilisel energial. Üks on see, et me igatseme või loodame või unistame midagi, mida me tahame saada või tahaksime saada, saavutada, mis iganes seal kõik on meil see. Ja siis teine asi on see, et me kahetseme ja meenutame oma minevikust asju, no ta saaks need tagasi, eks ju. No nagu vaata vanemad inimesed ka, et see nooruses, oi, saaks selle õime nooruses, eks ju. Eks ju, igatsed tulevikust midagi ja igatsed minevikust tagasi midagi. Et põhimõtteliselt kaks nagu tegevust on. Ja nüüd tuleks ju transformeerida need samad see omadusi midagi tulevikust oodata ja loota ja siis minevikust nagu kahetseda midagi, mis sa oled kaotanud. Need tuleb välja, et see on hinge loomulikud omadused, lihtsalt tuleb see transformeerida siis noh, algse absoluudi peale, kõrgema teaduse, jumala isiksusega, kuidas keegi soovib selle peale. Et igatseda, teadvustaks ma ennast ja saavutaks puhta armastuse ja kontakti kõige kõrgemaga iseendaga, kõikide elusolenditega läbi tingimusteta armastuse. Millal see päev tuleb, kui see muutub spontaalseks, eks ju. Ja siis noh, kahetsed seda, et oi, olen ma ikka palju solvanud emakest loodust, õdesi-vendasi. Kuidas üldse nii juhtus? No kahetsed seda, et ma niisugusesse kehalisse mina, mulle, minu sellise mantra kontseptsiooni üldse noh, sattusin siis ajutisse sellisesse surmasünnitsüklisse, kus ma samastan ennast nende kehade ja meelte ja mõistusega ja positsioonidega ja rahvusega ja mis iganes seal. Et ongi nagu kaks igavest tegevust siis meie psüühilisel energial. Unistada, loota ja siis igatseda taga, noh, lihtsalt see tuleb teha nagu vaimseks, eks ju. Igatseda. Noh, loomulikku algset armastuses olemise seisundit. Millal tuleb see päev? Ja igatseda siis, et ma jõuaks tagasi sinna, kes ma algselt olen kogu aeg olnud. Igavene Satchitananda hing tõi sõntsust, teadmisi ja igavikku.